Eks siin on kõige popimad teemad, mille üle kõik filosofeerivad ja analüüsivad ja ajaloost ja sisetundest ja prohvetlikest allikatest üritavad leida vastuseid. Ja loodus alati üllatub, eks ju, et vedadest vaatad ka seal kõige hullemas olukorras, kõige väiksem asi võib muuta kõik hästi helgeks, eks ju, näiteks seal Prahlad, üks väike poiss, isa oli suur teemon, süsteem toimis, ta kontrollis isegi loodusstiihiaid, ütleme maailma ajaloost kõige kõvem vend, kes on jõudnud sinna, et kuidas lüpsta emakest loodust ja ise nautida oma keha, eks ju. Aga tema poeg oli hoopis teisest mastist, eks ju, ja siis kuidas kõik see asi muutus järsku tänu poja puhtusele, et täna läksin ka sõbraga siin, et missugused faktorid siis võivad mõjutada seda maailma ja seda olukorda. Siin on nii palju kihte, üks kiht on see, et üldse ei saa väga tõsiselt võtta, nagunii kõik on ajutine, aga teine kiht on see, et ma olen siin ja praegu, tuleb austuse ja armastusega suhtuda, ma ei tea, kõigesse ja sellesse maailma ja selle maailma ajaloosse ja kõikidesse olukordadesse ja ikka analüüsida tahaks, et oleks parem ja see on üks kiht. Aga põhikiht on ikkagi nii, et osad inimesed on, kes on võitlejad, kes üritavad midagi ära teha. Need on küll vähemuses ja vana masin toimib, eks ju, kuigi see vana masin, see võib niimoodi muutuda, eks ju. Kui kõrgem loodus, on kontroll ja Ishvara algne kontroll ja kui ta tahab, ta võib kõik muuta. Ju see on millegagi hea, et see 1% või paar protsenti poisse, kaupmehi või kes seal on, iganes palju neid hierarhilisi kihte on seal. Kõik seal perekonnad, paar perekonda seal ja siis sealt läheb edasi, eks ju seal. Kõik teavad juba vabamöörlased ja sealt läheb veel kihid ja ütleme, et palju neid kihte on, selle üle ka spekuleeritakse, kes, mida, siis on seal tavalised poliitikud, võimupresidendid, et seal, kust niite tõmmatakse, seal on ka terve, netis ka igasugused teooriad ja värgid ja midagi on võib-olla, kui juba netis üleval on juusi, siis on ikkagi kuskilt läbi tulnud ja aga ütleme, et see üritavad ikkagi inimesed seal vastata oma dharmale, oma omadustele, ütlema, et mind see Eesti metsa kõnetab, ma tahan, et võitlen selle nimel, eks, hoolimata sellest masinast või on seal loomade heaolu, meie õdede-vendade loomade kehas olevate hingedest võitlejad või et võitlejad on, eks ju, aga ütleme, et see kõige parem uudis on ikkagi selle tandril on see, et on psüühiline energia ja materiaalne energia, ehk siis jäme mateeria nagu füüsiline maailm, tegevused kõik, ja siis on meie peenkeha, meie omadused, meie seisund. Ja kuna me oleme kõik väiksed täpikesed ja mida rohkem on nagu heade omadustega neid täpikusi, sellises rahulikus, kaastundlikus, kannatlikus, mõistvas, alandlikus ja tänulikus seisus neid, kes saavad aru, et tegelikult teatud suuremad, kõrgemad seadused on seal taga, eks ju, ja kes annavad endast muidugi parima, nad võivad olla ka füüsiliselt, aga jäme mateerias midagi teha ära, eks ju. Aga see sisemine seisund, et mida rohkem me arendame siis selle psüühilise energia nagu või kõrgeid inimlikke omadusi, siis me materiaalses maailmas ka teame, et kõigepealt tuleb mõte ja siis tehakse ära, eks ju. Et samamoodi, mida rohkem on inimesi, kes on sellises nagu heade omaduste arenduses või arendavad neid hinge, need loomulik algsed puhtad tingimusteta armastuse nagu neid värve, siis see automaatselt, siis ma tõin näite ka, sõber tõi selle mõttes, ma tõin näite, et kui sa lähed nagu ruumi, kus on hästi ilus, avar, päike, puhtad, ilusad valgus, lõhnad, maitsed, ilusad, naeratavad inimesed, kui sa lähed sinna ruumi, kus kõik on selline, siis sa võid olla ükskõik kes, aga see hakkab sind hästi võimsalt mõjutama. Vaevalt, et sa hakkad seal kõva häälega ropendama hüüda, andke, kus mu viin on, eks ju. Kus on, saaks väikse kõssi, eks ju. Et kus on hästi vooruslik ja see võib sind väsitada. Mul elukogemus on, et kui sa satud nagu teadus on madalam, satud nagu kõrgema teadusega seltskonda, siis seal võib olla väga väsitavad, sa väga kaua seal vastu ei pea. Aga ikkagi, kui sa seal oled, see nagu nii kõrge ja võimas kogemus ja puhastav kogemus ja seda tõstab su teadust, eks ju. Et see on võib-olla selline kõige lohutavam ja võimsam siis argument, et kui meil tekib selline lootusetu sisemine tunne vaadates nagu Don Quixote, kes võitleb nende veskitega, eks ju, et see nagu suhteliselt lootusetu, siis kõige võimsam vahend on sinu seisund, sinu omadused, sinu südame puhtus, südame tunnistus, sinu suhtumine, sinu kaastunne ja kõik need, mis ma alati loetan, eks ju, tänulikkus, alandlikkus, eks ju. Kui mitte midagi ära teha ei saa, siis saab palvetada, eks ju. Üks täpikene üritab korrastada oma ruutmeetrit, eks ju, peenkehas, psüühilises energias. Ja kui neid on mida järjest rohkem, need täpikesi on, siis automaatselt tõstab teadust ka täpil, kes seal on kahe kõrge täpi vahel, natuke madalama teadusega täpikene, eks ju. Ta juba kas ta tahab või taha, nagu see mõjutab. Palju teevad pereelus ka seda, eks ju.
et me oleme üksteise egregooris elame. Või kui ma Krishna teaduses raamatut levitasime, siis oli ka, et ära taha inimest ümber teha, lähed pühakirjadega tema juurde, siis ta on oma väljas, eks ju, ta hakkab kohe seal ei. Kui sul on rahulik kaastunlik väli, siis sa lased tal olla oma väljas natukene aega, eks ju. Ja sa vaatad, kuidas tema teadus ka muutub, eks ju, ja lõpuks ta teeb ei asemel ja, võtabki selle pühakirja ja võib-olla loeb ka natukene.